muutust oraakli jutul meie kalli draakoniga siin. Järgmine nädal on nüüd esimene metallpühvli aasta nädal. Ja me hakkame siis nüüd vaatama, mis see meile tooma hakkab, et möödunud nädal oli leebe läbitungimine mäletamist mööda. Ehk et mingid asjad hakkasid idanema. Hakkas nagu kuskilt midagi lubama, mingid asjad hakkasid teoks saama. Ja nüüd me peame siis minema edasi sellega. Metallpühvli aasta muidugi iseenesest. Nii kui ma aasta alguses ma tegin siia aasta kohta ka ennustuse, see ennustas küllalt rasket alates 3. kvartalist läheb nagu asi päris hulluks. Aga muidu metallpühvel, nagu teate, selline hästi pühvel on töökas loom. Ja ma ise olen metallpühvli aastal sündinud. Metallpühvli aastal sündinud on see eriti nagu edukas aasta. Kaladel on see väga, vabandust, mitte kaladele, ma olen kaks süsteemi segamini, madudele. Kes on maa aasta on sündinud, näiteks nagu mu naine, tal on ka väga edukas aasta, mis on loogiline, kui me koos elame, peabki koos edukas olema ju. Aga vaatame siis, mida see leebe läbitungimine, millist arengut see nüüd siis annab meile järgmiseks nädalaks. Ja esitame siis küsimuse, armsale oraaklile, et palun ütle meile, millised muutused on meid ootamas järgmisel nädalal, kuidas me peaksime ennast ette valmistama. Ja selleks nagu ikka ma siis alustuseks viskan selle heksagrammi siit välja, vaatame, mis meil tuleb. Nii, ja esimene on meil kohe number 8 ehk naiselik joon. On number 8, jah. Teine on ka number 8 ehk naiselik. Nii, hakkab sellise kahe leebe pehme joonega pihta, vaatame, mis edasi läheb. Kolmas on 6 ehk et siis muutuv naiselik. Neljas on mehelik joon, sirge või siis tervik. Tervik ja katkendjooned, eks ju. Viies on meil jälle mehelik joon. Nii, ja 6. ja viimane, mida siis meil tuleb, on muutuv naiselik. Nii, siis see annab meile nüüd seotud kujundi ka, mis on väga tore. Ehk siis see on nagu tausta kohta ka natukene. Aga nüüd, nagu ikka, väike paus ja ma vaatan, mis number heksagrammiga tegu ja siis hakkame analüüsima. Nii, oleme siis tagasi. Ja tänane heksagramm on meil number 45 ja see on kokkutulek. See on kogunemine, kokku tulema, koguma, kokku köitma. Suur pingutus toob suurt kasu. Nii, see on nüüd möödunud nädalase selle idanema hakkamisega on ta seotud, sest see, mis nüüd välja tuleb, see hakkab ka enda ümber koondama. Aga vaata, mida see siis siin räägib. On aeg ühendada inimesed ja asjad tavalise eesmärgi kaudu, selleks, et suuri asju korda saata. Siht on nägemus kuninga meeles, kõige kõrgem printsiip ja kõik võivad töötada selle heaks. Nii, ühesõnaga see kutsub meid ühistööle. Ja eks see möödunud nädala idanemine oli ju ka selles suunas. Näes neid, kes võivad esile tuua, mis on suur nii maailmas kui ka teise endas, toob tulu ja taipamist. Jälle ta siin nüüd vihjab ikkagi enda sisemusele, et me peame seda suurt endas otsima.
Sest kui me ka köidame kokku, siis me köidame kokku ju läbi enda või noh, selles mõttes, et me peame nagu iseenda kaudu seda sidet maailma edasi saatma. Nii. Nüüd on suured ideed vajalikud. No jah, et tuleb enda mõtted välja lasta. Tee edule, küpsusele ja õitsengule on lahti. Tehke käsil olevale projektile suur ohverdus. See nüüd tähendab seda, et tegelikult kõik asjad ju meie elus on niimoodi, et kui me tahame midagi saavutada, me peame enne midagi ohverdama. Vanasti tehti seda rituaalselt, ohverdati jumalatele selleks, et saada mingeid hüvesid jumalate käest. No nüüd tänapäeval on see ratsionaalne ja praktiline, ma pean nägema vaeva selleks, et midagi teha. Vaeva nägemine on iseenesest ju endast millegi väärtusliku ohverdamine. Ja järgmine nädal on selline, kus see ohverdus on väga asjakohane ja see ohverdus nii-öelda võetakse vastu või leiab rakendust. Nii. Koostage plaan ja viige see ellu. See on nüüd praktiline viis, eks ju, kuidas asju korda saata. Need asjad toovad kasu ja taipamist. Kokkutulek tähendab inimeste kokkukogumist. Inimeste kokkukogunemine tähendab üldkontekstis seda, et me teeme ühistööd, meie asjad edenevad. Me saame üksteisest aru. Vaadake, kui me võtame kas või selle Paabeli torni loo, siis selle Paabeli torni ehituse üritus kukkus läbi siis, kui inimesed hakkasid eri keelt rääkima, kui nad ei saanud enam üksteisest aru, see tähendab, nad ei saanud koos töötada. Aga nüüd järgmine nädal on just selline koos töötamise asi, et me saame üksteisest aru. Ja me mõistame üksteise sihte, oskame samas suunas liikuda. Nii. Tavaline töö hakkab vilja kandma. Astuge vastu ohtudele, et ei üllatuks. Et ei maksa karta vastu tulevaid raskusi. Inimesed kogunevad tugeva keskse nägemuse ümber nagu kuningas, kes kujutleb templit. Eks ikka on ju igasugustel suurtel projektidel alati peab olema selline keskne nagu käilakuju, kelle ümber koondutakse, kes inspireerib inimesi põhimõtteliselt tegutsema. Ja järgmiseks nädalaks on hea soovitus, et püüdke olla see, kes toob inimesi kokku. Et sellist on vaja. Nii, loovutage mandaat ajas ja töötage sellega. Mõtiskledes selle üle, kuidas inimesed tulevad kokku. Võite mõista kõigi olendite motiive taeva all. See on nüüd paras selline mõistujutt muidugi, aga eks see tähendab seda, et kui me mõistame neid ühiseid eesmärke, siis me oleme võimsad, me saame seda saavutada. Aga see kõik on meil, vaata, mis see taust on. Taust on 33 taandumine. Taandumine tähendab eemale tõmbuma, end varjama, taganema, tõmbuma tagasi, et edeneda hiljem. See taust tähendab siis sisuliselt seda, et see inimeste kogunemine saab toimuda tänu sellele, et me enda ego nagu tõmbame tagasi. Et me ei, kui me oleme, oleks väga nii-öelda tugevalt mehelikult ennast kehtestab, et me paneme oma ego väga tugevalt välja, siis me ei tõmba inimesi. Me võime neid kaasa tõmmata, aga see ei ole nagu inimeste kogunemine. Et inimesed ju tahavad koguneda võrdväärsetena, ütleme niimoodi. Aga nad vajavad küll juhti. Selles mõttes see juht peab olema köitev, aga mitte ennast upitav. Nii, mis see taandumine? See on aeg end peita. Jah, aeg peita tagasi tõmbuda kontaktidest ja jääda peitu. Et teatud mõttes see annab selle taustafooni sellele kokkuköitmisele, et me lubame teistel tulla enda ellu. Me ei laiuta seal ise ainult nii-öelda suurelt ja tähtsalt, eks ju. Ja see aitab seda asja edasi viia. Nii, vaata, mis siin on välimine ja sisemine maailm on avatud ja põld. Sisemine valmisolek teenida stimuleerib inimesi ja toob nad kokku välimises maailmas. Ehk et see tähendab siis seda, et see oli see, mida see taust meile vihjas, see taandumine. See sisemine valmisolek teisi teenida. See peab olema nagu olemas selleks, et tegelikult teised tuleksid ümber sinu, koonduksid ja hakkaksid seda eesmärki teenima. Nii, varjatud võimalikkus on edenemine. Asjade kokkukogumine sisaldab sihile järgulise lähenemise varjatud võimalikkust. See on ju loogiline, eks, et kui me nüüd tõesti saame palju jõudu ühe mütsi alla nii-öelda, siis võimalikkusena tähendab seda, et me jõuame oma eesmärgile. Siin ei ole nüüd midagi väga keerulist. Ja aga sellega vist ongi meil enam-vähem
iseenesest on see algavale pühvliaastale väga hea algus. Noh, pühvel, nagu ma enne ütlesin, selline töökas loom. Ja pühvel tahab ka asju korda saata. Ja see on nüüd selles mõttes pühvliaasta vaimus tõesti selline, noh, selline jõudude koondumine. Ja tegelikult esimene kvartal nüüd pühvliaastal on ka, me korjame neid jõudusid kokku, me nagu taastume, tõmbame hinge. Vaadake, praegu ka see koroona annab justkui nagu tagasi. Tegelikult, noh, minu ennustused on siin näidanud, et ega me sellest lahti ei saa. Ja eriti hulluks läheb kolmandas kvartalis asi. Mismoodi hulluks läheb, seda ma ei tea. Aga kolmandas kvartalis ennustas tõesti sellist nagu totaalset katastroofi täitsa. Et see isegi lausa ehmatas mind, mis sealt välja tuli. Sest muidu pühvliaasta iseenesest on nagu just selliste teovõimsate noorte inimeste aastad. Teeme teoks, oleme nagu künnihärjad valmis minema. Aga jah, see esimene algus näitab igal juhul väga häid märke ja ma arvan, et sellest tuleb nüüd nii-öelda snitti võtta ja olema valmis siis tõesti selle asjaga kaasa minema. Usaldame üksteist, tõmbame üksteist kokku, hoiame kokku, läheme ühiseesmärgi poole, teeme teoks nagu pühvlid paaris rakendis lähevad mingi vankri ees, veavad asja eesmärgile. Aga sellega ma arvan, et on meil tänane saade jälle kenasti tehtud. Järgmise nädala juhised on käes, kuidas ennast häälestada. Ja teiega kohtume nädala pärast jälle. Te ärge unustage muidugi meie seda kanalit tellimast. Aga tänaseks kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!